Aleksandra Przegaliska tüdruk, kes redefineeris tehisintellekti. Kui inimesed mõtlevad tehisintellekti, robotite ja tipptasemel tehnoloogia peale, kujutlevad nad sageli ette mehi laborikitlites või Silicon Valley iduettevõtete asutajaid. Aga Aleksandra Przegaliska, Poola teadlane ja professor, on seda stereotüüpi murdmas. Ta on ehitanud oma karjääri üles ühes kõige enam meeste poolt domineeritavas valdkonnas, tehisintellekt ning digitehnoloogiad, ning on tõestanud, et naised mitte ainult ei kuulu sinna, vaid võivad kujundada kogu valdkonna tulevikku. Aleksandra teekond algas kirest filosoofia ning selle vastu, kuidas inimesed tehnoloogiaga suhestuvad. Alguses ei saanud paljud aru, miks noor naine sooviks astuda nii tehnilisse ja konkurentsitihedasse maailma. Ometi järgis ta oma uudishimu ja asus õppima maailma parimates ülikoolides, sealhulgas Harvardis. Ta näitas, et uudishimu on piisavalt tugev jõud avamaks uksi, mis näivad suletud. Selle asemel püüda sobituda teiste loodud kujutlusse sellest, milline üks tehnoloogiaekspert välja peaks nägema või käituma, tõi Aleksandra kaasa omaenda vaatenurga. Ta ühendas humanitaarse mõtlemise tehnoloogiaalaste teadmistega, luues ainulaadse hääle aruteludes tehisintellektiga. See julgus tuua ruumi midagi teistsugust aitas tal silma paista ja teha murrangulisi panuseid. Ta õpetab meile, et teistsugune olemine ei ole nõrkus, see on supervõime. Nagu paljudel tehnoloogiavaldkonna naistel, tuli ka Aleksandral silmitsi seista kahtluste ja stereotüüpidega. Ent selle asemel, et lasta neil end heidutada, kasutas ta neid motivatsioonina edasi püüda. Ta on üles ehitanud karjääri, mis inspireerib mitte ainult teadlasi, vaid ka noori tüdrukuid, kes unistavad programmeerimisest, uurimistööst või innovatiivsete tehnoloogiatega töötamisest. Tema edu tõestab, et oma unistuste järgimiseks ei pea kelleltki luba ootama, tuleb lihtsalt alustada. Täna on Aleksandra tunnustatud professor, teadlane ja mõttejuht tehisintellekti vallas. Ta esineb ülemaailmsetel lavadel, kirjutab tehnoloogia tulevikust ning mõjutab seda, kuidas inimesed ja masinad järgnevatel aastatel koos töötavad. Tema lugu näitab, et tüdrukud võivad astuda ruumidesse, kus tehakse suuri otsuseid ja istuda enesekindlalt laua taga. Seega, kui sa kunagi tunned, et ei kuulu kuhugi lihtsalt sellepärast, et sinu unistuste valdkond on justkui poiste jaoks, siis mõtle Aleksandra Przegaliskale. Tema näitab, et kirg, järjekindlus ja omanäolisus suudavad murda tõkkeid. Teaduse ja tehnoloogia tulevik vajab naiste hääli ja sinu oma võib olla üks neist.